Võib tuppa tulla. Võib tulla, ma just pidin küsima, et kas ikka tohib siseneda. Tšau! Mina olen Hanna. Ja sina oled? Naalu, jaa, nii tore tutvuda. Ma leidsin sellise ägeda. See on minu pilt. Jaa, sinu pilt on ju. Ma mõtlen, et see on väga äge pilt, aga mis siin pildi peal on täpsemalt? Siin on õud ja tool ja siin on vedel ja siin on mu voodi 2 kott, aga ma tahan ikka 1 kott sealt. Milline sa tahaksid, et see tuba hakkaks välja nägema varsti? Nagu see? Nagu see, jah. Teeme ära või? Teeme ära. Lööme käed. Teeme ära. Juhu! Siia Eesti matka pealinna Aegviitu on meid kutsunud Brit, Oskar ja nende 5-aastane poeg Naalu. Nende pere elab idüllilise metsavaatega majas, mille hoovis võib suviti kosta korvpallipõrgatusi ja talvel suuskade sahistamist. Nii, Naalu, sinule ma annan kätte selle korvpalli. Brit, kui läheb kaadra käima, siis haarjuks mõnus mahlalamps mõnest õunast. Ja Oskar, minu lugemise peale viska õhku seesama korvpall. Ja ees on tõsised näod. Ideaalne. Ja nii, 3, 2, 1 ja sõidame! Mina olen hetkel kodune, kasvatan last. Aitasin maja ehitusel projektijuhina kaasa ja nüüd olen uutel tööde otsingutel, et natukene turunduse ja ürituste korraldamisega tegelen. Mina töötan Anija valla spordimaailmas. Talvel teen suusaradu siin Aegviidu piirkonnas ja suvel on üks rattaring, mis on kontaktivaba jalgrattarent. Kohtusime tööl, olime kolleegid Eesti kõige ägedamas pere vaba ja veetmise keskuses Lustipargis Pärnus. Oskar oli paadijuht ja mina rentisin paate välja. Tegelikult ma olin seal kõike muud ka, ma olin seal koristaja, parandaja, klienditeenindaja ja siis ka instruktor ja paadijuht. 5 aastat tagasi sündis nende perre poisslaps, kellele pandi nimeks Naalu. Loodust armastav pere otsustas kolida Küprosele. Ja kui Naalu 3-kuune oli, siis me kolisime Küprosele, et laps saaks kasvada mõnusas keskkonnas, värske toidu keskel, varbad rannaliivas, õppida roomama, kõndima, ujuma. Ja ma arvan, et õppiski vist ujuma enne kui kõndima. Ja kindlasti lapse selline liikumine ja kogu aeg õues olemine ja väga palju looduses viibimine on teinud temast sellise aktiivse looduslapsega. Elu Küprosel oli idülliline, kuniks saabus tervet maailma raputav viirus. Me ei plaaninud vist nii ruttu tagasi küll tulla. Et ikkagi põhimõtteliselt koroona ajas meid koju, sest seal olid piirangud, olid siuksed õues ei tohtinud käia. Nagu sa elad kuskil maapiirkonnas, sa ei tohi õues käia. Trahvi sai 400 €, kui politseile vahele jääd ja... See oli põhimõtteliselt põhjus, miks me tagasi tulime või ära tulime. Aga nagu öeldakse, kõik juhtub põhjusega. Küproselt naastes tõi õnnelik juhus neid elama Aegviitu. Uueks koduks sai Briti vanavanemate 37 aastat tagasi ehitatud suvila. Ja ma näen, et siin foto peal on uhke, värske maja omanik, sinu vanaisa Sulev Kask. Sulev Kask. Vaadake, kui õnnelik on aegod on. See on vanaisa. Minu kodu. 3 aastat tagasi vanavanemad otsustasid, et nendest pole enam asju siin suvilas seda majapidamist ülal hoidma, et nemad ikkagi jäävad enda linnakorterisse ja
ja võiks noortele teate puhul ka edasi anda. Niimoodi ootamatult. Natukene ootamatult tõepoolest, jah. Alguses olime kaevuveega, et tõime ämbriga veetuppa, pliidi peal soojaks, puudega kütsime pliiti ja selline vanaaegne elu. Selleks, et uus kodu oleks aasta läbi elamiskõlblik, oli vaja terve maja soojustada. Ehitustööde ajal sai pere elamispinnaks hoovi püstitatud telk. Meie pool aastat telkisime hoovis. Siinsamas hoovis? Enda hoovis olime suures telgis, kus saab püsti seista, oli nagu 2-toaline telk. Tegelikult me alguses ei teinudki nii suurelt. Ja siis sa läksid teisele korrusele ja lõid pea ära teise korruse laevastu ja siis me mõtlesime, et äkki peaks selle pööningu pealsega korda tegema meil. Ja me teist korrust nagu väga ei kasutanud, see oli siuke ladu pigem. Pööningu pealne tehti korda aga teistmoodi. Teine korrus telliti tehasest, mis valmis kujul kraanaga maja peale tõsteti. Vau! Milline avarus! Kui kõrged laed! 5-meetrised, jah. Meil ei meeldinud selle vana maja madal teine korrus, et see oligi natukene üle pea ja oli nagu kitsas. See siin on tõesti väga kodune tunne, aga samas tõesti see avarus on midagi, mida võib-olla väga tihti Eesti kodudes ei kohta, ja eriti veel, kui te olete teinud ju korda sellise klassikalise Eesti tüüpi maja, et selle suure avara ruumi nagu saamine või selle nagu pööningu asendamine siukse ruumiga on tõesti suurepärane ettevõtmine. Teine korrus hoiab endas maitsekalt sisustatud vannituba saunaga. Ema-isa magamistuba ning naalutuba, mis on ühtlasi selle maja viimane sisustamata ruum. No see on meie viimane täiesti sisustamata tuba ja me oleme lihtsalt täitsa jännis, kuidas seda tuba siis sisustada. Aga kas on mingid sellised asjad ka elemendid, mida te kindlasti ei soovi see tuppa, mis on kindel ei? Ma arvan, et me võiksime jääda neutraalse värvivaliku juurde mööbli juures. Aga et liialt värvi ei tuleks mööblist, siis võib-olla seda värvi tuua nagu tekstiilidega sisse natukene. Et võib-olla see kirev tuba nii aktiivsele lapsele. Pigem tahaksite midagi maandavamat ja rahustavamat. No igatahes ma arvan, meie disainer Sally on vägagi valmis tulema siia ja tegema sellest toast midagi väga ägedat. Kas saame rohelise tule alustama? Jaa, me ei jõua ära oodata. Palun alustada. Teeme ära. No nii, ups, let's go! Tere tulemast naalutuppa! Kas see tuba mitte ei ole iga disaineri unistus? Tühjad seinad? No tõesti. Tee, mis tahad. Imeline. Peaaegu tee, mis tahad. Ma kohe räägin sulle, on mõned ettekirjutused, aga ma arvan, see on ainult hea, kui meil on nagu väikesed mingid raamid pererahva poolt ette antud, on ju. Näiteks, mida nad soovisid, on see, et voodi oleks kindlasti maas. Värvidega soovitati pigem olla rahulikud, et see tuba oleks lapse jaoks nagu pigem maandav, rahulik koht, kus olla, ennast maha laadida. Et kui tuua sisse värve, siis pigem läbi tekstuuride ja võib-olla kangaste ja nii. Sally, läheme nüüd sinu pea sisse. Mida sa mõtled? Kas on olnud mingid ideed tekkinud? Jaa, kindlasti saab siia panna kappe erinevas kõrguses ja erinevate värvidega. Lastel on ka, kus siis saab vahetada ka käepidemeid ja kõike ja kardinatega siis sobitada kõike neid värve. Akna alla kindlasti laud ja ma arvan, et siis voodi peab ka minema siia nurka kuskile või sinnapoole. Sinnapoole kuskile? Ja kindlasti siia seina kaasaks ka seda suurt hobi nagu legod. Naalu on kindlasti legode fänn, see on tema lemmiktegevus mängida legodega, et see on sul väga hea mõte kuidagi see põnevalt ära lahendada, et need oleks lihtsasti ülesleitavad ja kasutatavad kohe, on ju. Just. Aga see lagi on kõrge ja praegu muidugi on päev, valgust on küll, aga ei ole probleemi, on ju. Aga siis tulevad need sügisõhtud, pikad, pimedad õhtud.
kas ühest lambist piisab? Valgustitega, saab kas või on ju siukseid lampe, mida sa nagu ühest kohast tuleb, on ju, aga saad riputada niimoodi konksukestega nagu ämblik hargneb. Kindlasti oleks väga lahe siia tuua LED-ribasid, et võib-olla siis sinna mänguala juurde, et siia kuidagi tekitada sellised hubasust natukene. Minul on kodus IKEA garderoob ja seal on ka see puldikene, millega ma saan natukene mängida ja ütlen ausalt ka 30+ inimestele väga tore ajaviide. 5-aastane Naalu, nad elavad Aegviidus, nendel on eramaja ja tuba on siis teisel korrusel. Nendel on üks sein lausa 4 meetrit kõrge. Sally! Tšau! Kuule, mis asja, kui äge see tuba välja näeb. Aegviidu idülliliste metsade vahel elavad Brit, Oskar ja nende 5-aastane poeg Naalu, kelle tuppa hakkab IKEA disainer Sally looma hubasust ja kodusoojust. Naalu on 5-aastane väga aktiivne laps, kes kasvab kodus emme ja issiga. Mida sulle üldse meeldib teha kõige rohkem, kui sa oled kodus näiteks? Kas sulle meeldib mängida või süüa või käia õues? Mida sa teed kõige rohkem kodus olles? Mängin õhupallidega veerupall. Okei. Aga kas siis, kui seal õhupalli sees on see vesi, kas sa kardad, see läheb katki äkki ja vesi tuleb üldse välja sealt seest? Minule meeldib neid katki teha. Okei, ma saan aru. See on justkui nagu veepomm, on ju? Naalule meeldib issiga mängida ja kõige enam talle sobib selline mäng, kus tema ütleb, mis ma teen. See juhitud mäng siis, et tema juhib mind. Nii, õhupalliga ei tohi pihta saada või? Pead neid hüppama, et katki läheb. Peab peale hüppama. Kuule, mängimegi sihukest mängu, et me üritame sellele pihta hüpata. Viska või pane. Ma hüppan peale. Oi. Ei läinud! Isegi oi ainult! Ei tahaks nagu hullu kiita ka mingi oma laps, kõige parem laps vaata. Tegelikult on kõige ägedam laps ikkagi. Seda küll. Taibukas, arukas, väga aktiivne laps. Nii hästi lõhnab. Kas ei taha varsti enam emmega kodus olla, kui sa suureks saad? Tahan ikka. Tahad ikka või? No nii vahva. Mina otsustasin mitte lasteaeda minna. Meil käib jah niipidi siin pärast. Aga selles mõttes, et kui on võimalus olla lapsega kodus, siis miks mitte? Millal siis veel, kui see aeg, kus nad veel tahavad sinuga koos olla kodus? Kuniks Naalu emmega õunakooki küpsetab, küpsevad IKEA disainer Sally peas hoopis suuremad plaanid, sest teha Naalu tuba selliseks, nagu poiss ootab, on tema jaoks korralik väljakutse. Seda enam, et tööd on vaja teostada kõigest 2 nädalaga. Nii, see on siis poisi tuba, 5-aastane Naalu, nad elavad Aegviidus, nendel on eramaja ja tuba on siis teisel korrusel. Teine korrus on neil täiesti tutus, see on sinna peale tõstetud ja tänu sellele on neil väga-väga kõrged laed. Nendel on üks sein lausa 4 meetrit kõrge. Wow. Mis see majakese idee muidu on? No see on siuke, et see maja on täis sellest pineerist on ju, et on natuke sellest seinast eemal, niimoodi, et ma saan sinna taha panna veel LED-riba, et see kumab see valgus ja siis need kastid lähevad sinna nagu juurde. Põhimõtteliselt nagu siuke maja kujutis. Nendel oleks suur soov saada kindlasti kirjutuslaud ja suurem voodi.
ja kindlasti ka hoiustuslahendusi, kus ma olen siis mõelnud Smastad kappide peale. Latsal ongi, vaata, saab ilusasti, siin on näidatud treppi all on ja aga võib ka nagu olla kaldlagi, kus saad nagu astmetena panna. Ja siin üleval ruumid pannagi mingid talvesaapad või mingid. Ja siin saad veel hoiustada. Nende uste puhul on hästi hea see, et praegu paned siin niisugust rõõmsad sinist, kollased käepidemed, nii. Aga kui poiss kasvab, tal enam ei meeldi üldse äkki sinine, ta ei taha triibulist, ta ei taha kollast nähagi, siis sa saad panna sinna valget värvi, halli, natuke rahulikumad käepidemed, hoopis mingid teistsugused käepidemed. Minu arust päris lõbus. Just, et sa saad mängida nagu nende erinevate kõrgustega. Aga võib-olla, kui see sein on nii kõrge, nagu sa ütlesid, et 4 meetrit, et äkki sul on võimalik ka kuidagi seda seina jupiti värvida või tekitada nagu mingisugune eraldi kiht sinna, et ta nagu mõjuks natuke ruumilisemalt. Mis siis plaani pealt hetke välja ei tule, siis neil on terve see sein vineerist. Ja pererahvale endale väga meeldib see vineer, neil on väga palju selle peale üles ehitatud, seega ma seda ei hakkaks väga kinni katma värvidega. Neil on üldse selline hästi lihtne materjal, selles väga sobib minu arust kõik põhimõtteliselt. Vineer ja vaata selline sinine koos on nagu väga hea kombo. Ja, on ja. Kuidas sul põrandaga on? Ma saan aru, et seal on tumedad põrandad, et kas sa tahad mingisugust põrandakatet ka sinna panna, vaip midagi, kus oleks pehmem võib-olla mängida peal? No tore oleks lastevaip, kus on see keksused hüpata numbritega hallil taustal. Ema on kindlasti väga õnnelik, kui teisel korrusel poeg hakkab keksu hüppama seal. Aga see on hea mõte muidu. Et ka Hanna saaks aimu, mis naalutoas toimuma hakkab, võtab Sally ta IKEA-sse tuurile. Missugune voodi sobiks naalutuppa kõige paremini? Ma näitan sulle, mis ma naalutuppa mõtlesin valida. Ahaa! Jaa, sest laps kasvab, siis võiks ju voodi kasvada tema järgi. Ehk siis see on pikendatav voodi. Oi, kui äge! See on praegu siin 130 centimeetrit, aga see läheb kuni siis 200 peale. Et praegu ohutuse mõttes on meil kõik voodid siin fikseeritud, et päris siin pikaks ei saa panna, aga siin on näha, kus on siis ühendus, et siit hakkad aina nagu minema. Et see ka julgustab last magama oma toas, et tal on oma siuke väike nunnu voodi, mis temaks siis aina niimoodi kasvab. Kas ma siis pean iga aasta uue madratsi selle voodi järgi ostma või lapse kasvu järgi ostma? Ei, meil on ka valikus pikendava voodi jaoks pikendatav madrats. Ma näitan sulle. Ma teadsin, et IKEA on geniaalne, aga nii geniaalne. Näe, võt neid madratseid ma mõtlesingi. Ahaa! Näed, sa saad siin panna üksteise külge krõpsuga. Kõigepealt 130 pikkus, siis paned, laps kasvab 165 ja kuni siis 200. Siin on vahtmadratsid, vedrumadratsid ja pakitud vedruga madrats. Nendel on kõigil pestavad katted. Sa saad ära eemaldada, pesumasinasse panna ja kõik on jälle uus ja värske. Aga naalutuppa ma ei valinud pikendavat voodit, kuna seal on ikkagi tuba on 12 ruutu, mis on pigem nagu väike ja seal oleks vaja sellist voodilahendust, kus sa saad panna sahtlid voodi alla. Seega ma näitan sulle, milline sinna on. Põnev! Selle toote puhul on siis hea, et seda on meil erinevates kõrgustes. Hetkel on siis praegu siin näidatud kõrgem versioon, kus on siis erinevad sahtlid, kumerad ääred ja ka turvapiire. Aga kas siis sama kõrgusega voodi läheb ka naalutuppa? Naalutuppa ma panen madalama voodi, mis minu arust on eriti äge, et see voodi on juba täissuuruses 90x200. Naalu saab selle voodiga ise kasvada. Ja siis, kui juba panus on sealmaal, et ei ole enam ohtu, et kukub välja, siis saab selle osaga sealt nagu eemaldada. Ja, saad selle turvapiirde siis ära võtta. Ka väga äge voodi, eriti ma arvan nagu väikestesse ruumidesse, kuna siin on all nii palju panipaiga võimalus. Ma juba tahaksin näha, milline see naalutoas välja hakkab nägema. Nii põnev! Naalutuppa ma valisin sellise laheda laua. Lahe küll, aga veits kõrge ei ole või? On jah.
kohe. No kuidas on? Kas nii on parem? Nii on parem, ja. Ja kas naalu jaoks läheb selle panen veel madalamaks kui vaja? Jaa, just. Ja kõik on organiseeritud, ma saan aru, siia saab kohe need igasugused vidinad ja organisaatorid juurde panna, on ju. Ma arvan, et niimoodi on ka sellist korda nii palju lihtsam laua peal hoida. Ja muidu on alati paberi, pliiats ja kõik asjad on läbi segi, et siin igal asjal on oma koht. Ja vaata, mis siin laua all on. Alati on küsimus, kus sa oma juhtmed paned. Siin on eraldi suke hoidik. Pidevalt on see, et juhtmed on igal pool ees, siis sa paned selle robottolmu imeja käima, siis need juhtud on temas kusagil vahel, on ju. Ja pilt on kõik puhas. Naalutuppa ma valisin siis Mastadi kapid. Ja valisin esipaneeliks pastelse. Sinine ja valgega ka koos on natukene ka selline maandav, ma tunnen, nagu naalu vanematele soovisid, et missugused käepidemed sa naalutuppa valisid? No valge. Siis ka tahaks natuke kollast sinna tuua. Et oleks natukene nagu erksust, ikkagi natuke lapse pärast, siis kollast. Nii, vaata seda nippi. No nii. Ja sa saad panna allapoole. Ja jällegi see on lapse kõrgusel. Laps tuleb teeb ise oma kapi lahti ja võtab ise riided. Ja mulle ka meeldib see, et need pea olema täpselt siis nagu üksteise vastu on ju need nupud, vaid selline mänguline element tuleb ka juurde, kui sa kuidagi paned. Just, sa võid siia mitu tükki panna, et ka ema saab ise. Ai, kui väga mõte, kõik saab olla ka oma värvi on ja väga vahva. Tänu sellele, et naalutuba on tuttuus, ei ole ehitajatel seekord suuremaid ehitustöid vaja teha. Siin vist ehituse poole pealt väga suurt midagi ei ole, et ma markan siin mingid liistud on ainult panemata jäänud veel. See liistud ja siis põrandaliistud. Tahaks siia seina. Sellist vineerist maja kujutist. Ja ma ise mõtlesin, et kui saaks niimoodi, et umbes 1600 oleks laius. Umbes 1,60 m oleks niimoodi kuskil. Siin peab jälgima vist, et ta ei jääks siit väga käigu ette. Ja siis me peaks arvestama sinna teise seina, tahaks panna riidekapid. Et need on sügavusega 600 kuskil. Jah. 600 pluss veel uks ju tuleb ka lahti. Siis peaks arvestama siia veel 80 ukse ka, et ta täitsa lahti avaneks. Seal on väiksed uksed. Okei, kitsed. Ja. Et siis on mingid 40 uksed ilmselt. Just. Ja samas inimene. Võtaks umbes nagu siit. Mõõdame umbes siit selle 1,60 m. Nii, siis ta tuleb. Siis jääb sinna ruumi küll tegelikult. Siia, ja. Ja võiks mõelda selle kõrguse ka ära, sest et sein on päris kõrge. Et kui ta oleks umbes 200... 2 kuskil, 2 meetrit. Jah, oleks selline. Siis ta läheks uksega, tuleks mingisugune joondumine ja ta täidab ära seda ala. Ja siis teeks siia sellise viilkatusmoodi asja peale nagu, jah. Ja niimoodi, et oleks seinast natuke eemal, et saaks siis sinna taha panna leedi, et siis see leed kumab niimoodi valgustab siia seina peale. Okei, et siis see majake oleks natuke eemal siit nagu, jah. Okei. Et siis peaks vaatama ainult, et kui sa siia tahtsid leedi, et siis peaks siia mingi voolu vaatama, nuputama kuskilt. Et võib-olla kas liistu alt või kuidas saab? Jah, et võib-olla siis saab teisest toast või kuskilt tuua, et peab vaatama minema korra. Et siis väga palju ei olegi vaja teha. Ehitajad on saanud rohelise tule töödega alustamiseks. Anna läheb aga taas IKEAsse, et valida välja energilisele naalule omalt poolt väike kingitus, millega oleks vahva mängida.
Mängimine õpetab lastele sotsiaalset käitumist, aitab arendada nende empaatiavõimet ja liikuv mäng teeb omakorda lapse keha tugevamaks ja et naalu saaks ennast hoida tegevuses, mitte igavuses ja saada endaga talle kaasa sellise ägeda kosmoselaeva. Siia sisse saab kusjuures veel peita omakorda teisi mänguasju, näiteks selliseid armsaid näpunukukesi, et teha õhtul emale isale teatrit. Tere, Veikufo tuleb külla. Ja mis teeb selle kollektsiooni eriti ägedaks on see, et see on loodud koos kosmosehuviliste lastega. Aga palun! IKEA mööbli kokkupanija on jõudnud nüüd Salli kujundatud LED-majakeseni. Salli tuleb talle appi, et näidata, kuhu kõik asjad käivad. See on sama hea, kui ma ette kujutasin. Nii, paneme kapid selle suurema sihiks täpselt siia nagu maja keskele ja väiksema. Ja umbes nii, aga veel tükk maad kõrgemale, et siia mahuks veel üks tahvel vahele. Ja siis siia tulevad legod sisse, erinevad need kastid ja korvid. Koos pannakse paika viimased suured mööbliesemed, laud ja voodi. Ma tahtsin selle riiuli sellepärast siia panna, et innustada naalut lugema. Siia ta saab panna raamatuid, siia tuleb valgust, et oleks mugav kohe voodis otse lugeda, aga siia ta ei pea panema ainult raamatuid. Siia võib panna pildiraame, mänguasju, ükskõik mida. Homme ootab Sallit ees pikk päev. Enne pere koju tulekut tuleb tuba täiuslikuks seada. Sinuga võib täitsa panna küll neid voodilinu koos on nii lõbus. Mulle muidu ei meeldi panna voodilinu üldse, aga sinuga on teine kordki kutsu, kui on vaja abi. Ma olen nii elevil ja me kutsume nüüd sisse pere, et näidata neile, milline on naalutoa lõpptulemus. Teeme ära! Tulge sisse, tulge. Tulge edasi. Ehitus- ja paigaldustööd on saanud lõpuks ometi ametliku lõpu ja Salli on veel lisamas viimaseid sisekujunduslikke detaile, nii et naalu enam kaua ootama ei pea. Tema tuba on kohe valmis. Läksime! Sallil on nüüd juba päris kiire, sest tuba peab saama enne pere tulekut nii täiuslikuks, et naalu saaks siia lihtsalt sisse kõndida ja nautima hakata. Hanna läheb Sallile appi, et tal natukene pinget maha võtta. Koos on ju lõbusam. Salli! Tšau! Kuule, mis asja, kui äge see tuba välja näeb. Aitäh! Kui palju tööd on tehtud, väga vinge. Kuule, ma tõin selle omapoolse kingituse ka, kus ma saan selle naalule jätta. Pane praegu voodi peale. Voodi peale. Kuule, super tänud, et sa tooli tõid. Väga väärt. See on ju õppimiseks ja mängimiseks imehea.
ja nagu sa näed, on tuttav laud. No vägagi tuttav laud, olen siin laua taga istunud. Ja nagu näha, siin on see koht, kus saab raamatut panna, siia saab tahvelarvuti panna, siia ma mõtlesin, et ta paneb väiksed topsikesed. Paneme siia need pildikad sisse. Kuule, Sälli, aga need kapinupu, sa oled nii ägedasti neid ära kasutanud, mida me seal iges vaatasime. Minu meelest see, et seal on nüüd see kollane kapinupp, siin on valged ja kollased läbisegi, annab nii palju mängulisust juurde. Minu meelest on väga hea detail. Kuule, aga tegelikult on kiire, sest pererahvas on kohe siin. Ütle mulle, kuidas ma saan sulle veel olla abiks. Lähme paneme Naalu legot paika. Selle majakese juurde mõtlesin panna siis lahtise riiulisüsteemi, kus siis Naalu saab hoida oma mänguasju. Legosid, mudelautosid, ükskõik mida. Neid kaste on siin erinevas suuruses. On suurem, väiksem. Siis saab panna ka niimoodi 3 väiksemat kas või üksteise alla. Ja olemas. See on väga hea viis ära peita kiiresti kõik asjad niimoodi, et tulevad külalised, legod on laiali, ruttu, ja sisse peitu. Kõik on juba korras. Ja kui sa hakkad korjama ka, sa võtad siit selle kasti, paned maha, korjad, hops. Ja paned tagasi. See on nii lõbus! Kui palju legosid! Vau! Siin toas tuleb küll igav ja hakka, ma ütlen. Nii palju mängu asju. Panime ka siia perfotahvli. Praegu Naalule on mõeldud siia mänguasjade jaoks, aga seda võib ka kasutada näiteks kodukontoris, saad siia ka samamoodi panna need klõpsukesed, riputada neid pildikesi, ükskõik mida. Seda saab isegi panna tegelikult töökapi kõrvale ja samamoodi saad panna näiteks siia sahtlisse hoopis prillid ja lugemisraamatu. Ehk siis jälle selline nutikas lahendus, kuidas asju hoiustada on ju. Vaata, kui äge välja näeb niimoodi. Ja võtad siit, laksti paned sisse ja kui mugav. Issand, nii kiiresti tehtud ja mõnus, madrats, pehme. Kuule, mis lina see on? See on hoopis teistsugune. See on veekindel madratsi kaitse. Ehk siis see läheb selle põhilina alla nii-öelda. Jaa, ja siia tuleb lina peale. Saime täpselt. Ja nii mugav on neid kummiga madratsi linasid panna peale. Täiesti elu muutvad. Kuule, sinuga võib täitsa panna küll neid voodilinu koos on nii lõbus. Mulle muidu ei meeldi panna voodilinu üldse, aga sinuga on teine kordki kutsu, kui on vaja abi. Nüüd saab tõesti öelda, et kõik on valmis. On aeg võtta pere vastu ja näidata Naalule oma uut magamis-, õppimis- ja mängutuba. Ma olen nii elevil ja me kutsume nüüd sisse pere, et näidata neile, milline on Naalutoa lõpptulemus. Teeme ära! Tulge sisse! Tulge! Tulge edasi! Vau! Ossa! Äge! Naalu, mis sa arvad? Äge või? Jaa. Ossa, kui äge! Naalu, sa võid kõike katsuda, tõmmata välja, see on nüüd sinu tuba.
tuba. jaa. Lööme patsuga. Juhu, nii tore. Oleme oodanud küll seda, et Nalu saaks oma toa, et siis saame meie ka rohkem privaatsust. Keksovaip või? Issand, väga. Kui vahva, Nalu on oma toaga rahul. Nüüd tutvustab Sälli perele tuba ning näitab, kuidas mida kasutada saab. Nii, ma tutvustaks teile paari asja. Esiteks siin, kus siis Nalu ja kõik külapoisid saavad mängida legodega, on siuke väike maja ja siin magnetiga siuke LED-valgusti. Legod olid enne meil allkorrusel põrandal, üleval korrusel põrandal. Et nüüd meil on tõesti see koht, kus neid legosid hoida, et enam ei pea neid sahtleid üles alla tassima, vaid nüüd on üks statsionaarne legode riiul meil, kuhu siis loodetavasti nad kõik kogunevad peale mängimist. Siin siis saate natukene mahedamaks, täitsa põhja, kui niimoodi ellalt vajutada ja erinevaid värve. Ja see valgustus, ma arvan, et see annab väga palju sellele toale juurde, et Nalu kindlasti hakkab enda lemmikvärvidega siin mängima selle puldiga ja loob endale mõnusa mängimise atmosfääri. Ja siis selle puldi saad ka näiteks oled voodis, siis saad seal voodis seda reguleerida. Kui nagu teised tuled on kustus ja õues on pime, et siis see võib nagu väga äge olla. Ja lastel ikka natuke võib-olla valgust vaja vaata, et see on nagu tore, et siuke kerge öövalgust tal on. Kuna tuba on väike, aga asju on vaja panna, siis kujundsime teile siia smastad hoiuruumi. Enne nagu tal ei olnudki tegelikult neid asju kuhugi panna. Ja see garderoobisüsteem on super. Ainuke garderoob, mis on ustega meie majas. Siin siis kõike neid kapi esipaneele saate vahetada. Praegu on siin sinised, valged. Meile täiesti selline mahesinine oligi natukene ette kujutatud, et ta võiks selle puiduga siia minna. Väga mõnusad mahedas toonis kardinad. Kui Nalu kasvab, võib-olla ta nagu sinist ei taha või kollast, siis saab ka nagu kõik ära vahetada. Erinevad sisud, kõike neid sahtleid, korvsahtleid ja riiuleid saate ka vastavalt oma soovidele ümber tõsta. Ta saabki kõik asjad enda käe järgi panna. Ja kuna teil on naturaalne parkett, siis on tooli all põrandakaitse. Nii, voodil on ka piire, et Nalu ei kukuks voodist välja. Aga kui on juba suurem poiss, siis saate paari keermega lihtsalt selle siit ära võtta. Väga hea mõte. Kuna minul on ka Nalule üks väike kingitus. Nalu, ma nägin seda seal Ikeas ja ma mõtlesin, et sulle võiks see meeldida. See on selline kosmoselaev ja kui sa teed selle lukuga siit lahti, sa saad siia sisse peita mingisuguseid tegelasi. Näiteks 8, kas see mahub siia? Huvitav, kas me võiks proovida või? Proovime korra või? Proovime, kas ta mahub siia. Selle toastaar on see oranž 8 jalg. 8 jalg. Ta küll suudab ennast igate pidi on ja voolida pisemaks ja suuremaks, aga ma ei tea, mis sa arvad, kas ta mahub siia? Ei mahu! Kui aga pole hullu, sa saad selle 8 jala võtta omale kaisu näiteks, kui sa soovid. Ta võib sind siin oodata. Ma loodan, sulle meeldib see. Meeldib. Nii tore, väga vahva. Hiljem saame sellega mängida koos, on ju? Jah. See tuba kindlasti täidab kõike, mida üks laps enda tuppa vajaks, et siin on funktsionaalsus, turvalisus, väike voodis, reiling siin kõrval, eks ole. Kõik võimalused on loodud, et see oleks parem, jah? Minu meelest super lahendus. Mulle küll meeldib, jah. Ma loodan, et Nalule ka meeldib. Muidugi meeldib. Oleme väga rahul. Kui pere on rahul, oleme ka meie rahul. Nüüd ei jäägi üle muud, kui uut tuba nautima hakata. Mis muud saab parem olla, kui Naluga tema uues toas legodega mängida? Uued legod. Jaa, need on täitsa uued legod. Tahad, vaatame, mis siin siis on. Me võime võtta sinu vanad legod siit ka, vaata niimoodi välja. Siin on osad legod, siin on, mudelautod on siin üldse. Mõtles, et sa saad kõik niimoodi eraldi ära panna. Tead, kui palju täppe siin on? Ei, kas sa tead täpselt, kui palju neid täppe siin peal on või? Jaa. No? 1024. 1024 täppi siin peal? Ja minä kasutan kankalaateiksi. Okei.
see on 30 korda 30. 30 korda 30, ossassa ja see on siis kokku 1024. 4.